Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad, 29. mai ja Roland Garrosis on lõppemas teine võistluspäev meie tennisistidele Kaia Kanepile ja Anett Kontaveidile. Kahjuks tänane päev midagi rõõmustavat ei toonud. Kõigepealt tervitused muidugi korraldajatele ja inimestele, kes ajakavasid korraldavad, et panna kaks Eesti tennisisti mängima peaaegu kõrvuti väljakutele. Üks väljak oli vahel. Täpselt samale ajale. Ega see Eesti tennisepublikule, nendele vähestele toetajatele, kes siia Pariisi on tulnud, väga meeldiv ei olnud ja kindlasti ei olnud meeldiv seda ka meil ajakirjanikena kajastada. Ma ei tea, kuidas minu tänased saatekülalised Allar Hint ja Toomas Kuum neid mänge suutsid jälgida, aga mina suudan küll korraga vaadata ainult ühte mängu ja Anett Kontaveidi mängu tribüünil ma ka viibisin. Tere mehed! Tere! Kuidas sa, Allar, vaatasid seda? Ja ma pean tunnistama, vist esimest korda jälgisin läbi arvutiekraani kahte mängu korraga ja nagu siin ikkagi selline ütlus on ka, et kui teed mitut asja korraga, siis ei tee ühtegi asja vähemalt hästi mitte, et oli keeruline ja et seal ju Kaia teise seti nii-öelda edu langes kokku praktiliselt Anetti esimese seti lõpuga, et mõlemad sellised üsna sellised tähelepanuväärsed kohad, et raske oli jah, peab tunnistama. Toomas, sa tunnistasid, et sa mänge väga jälgida ei saanud, aga skoore ikka, et kummal skooril rohkem silma peale võtsid? No ütlen ausalt, Aneti mängul ja psühholoogiliselt minu jaoks oli võtmehetk ikkagi see kiire lõppmäng. Et oli 6-4, kui ma ei eksi, eks. 8-6 siiski. Mis asi? 8-6. Ei, no lõpuks jah, ma mõtlen seda vahepealset momenti, et ma tõesti neid punkte ei näinud, et kuidas need nagu ära libisesid. Noh, reaalsuses ma mõtlen nii-öelda. Et kas seal nüüd oli nagu sina nägid, eks on ju, et mis seal siis tegelikult oli seal siis ikka variant, et ma sain aru kohe, et see on nagu millegi pärast, ma tunnetasin, et see on nagu võtmekoht, kuigi esimene sett alles, et ega mäng ju ei lõppe esimese setiga, aga mul selline sisetunne oli, et ma nii palju lisaks nagu kommentaariks, et nagu mõlemi mängu puhul, et vaadates tulemusi ja et kuidagi see on nüüd muutunud mõnes mõttes paratamatult nagu traditsiooniks, et iseenesest ju mängitakse suhteliselt ju võtad kogu selle nii-öelda mitte kõige õnnestunumaid kuid, et mängud nagu on, eks on ju, ma mõtlen, vaatad tulemusi, eks on ju. Aga jah, need lõpud kaovad ära ja võib-olla minu isiklik arvamus, ma arvan millegi pärast, et Anetti kuskil ikkagi seal midagi segab nagu mängimist. Ma mõtlen füüsilist aspektist, et ma ei ole nüüd lugenud tänaseid mingid võib-olla sinu neid pean tunnistama ausalt kommentaare, et sa oled seal koha peal võib-olla tead paremini asju, aga mulle tundub, et seal mingi segav faktor, et tal ikkagi ei lase tal mängida nagu ka seda 100%, sest et sa näed nagu episoodiliselt või ütleme, et seal võiks nagu tulla jälle see taas see murrang midagi, et eks peab ootama. Ja ei, su tunnetus on täitsa õige. Pärast 6-7, 2-6 kaotust Bernarda Perale ütles siis Anett, et selg hakkas esimese seti lõpust kangeks minema ja see pärssis tema mängu väga tugevalt ka teises setis. Sinu sellele küsimusele, mis seal siis juhtus, kui Anetil oli tegelikult ju 2 setpalli kiires lõppmängus, otsin selle koha blogist üles. Pean tunnistama, et esimest seti ma suutsin veel enam-vähem selge mõistusega blogida, aga see päike, mis on siin täiesti seniidis ja ilma ühegi pilveta, hakkas ka mulle mõju avaldama teisest setist alates, aga selle koha jõudsin kirja panna. Anetit oli seal lihtviga ja tõrjeviga ja oligi 6-6. Seal oli nii vist, et 6-4 pealt Anett servis, kui ma nüüd ei eksi. Ja Peral oli väga hea tõrje sinna taha joone peale talle jalgadesse, kust tuli viga. Ja siis tuli tõrjeviga otsa, et Pera mängis ju hästi julgelt, et kogu see mäng üli sellises julges ja agressiivses tempos, et ei teinud ta välja
oma vigades, kui need seal sisse tulid ja ega neid väga palju seal sisse ei tulnud ka ja just need tähtsad punktid õnnetul kombel või läksid nagu sellised, nagu nad läksid. Et jah, see julgus ja agressiivsus oli Peera puhul ikkagi väga silmatorkav. Ma korra veel täiendan, et tipptennises üldse eriti tipptennises, kui see on ikka väike mingi häirifaktor on ka, et seal võivad mingil momendil olla see, et ma ei ütle, et konkreetselt need punktid, aga alati, aga eks sa natuke nagu hoiad ennast, sa vaatad, nagu ma olen varemgi rõhutanud, et vaatad nagu perspektiivis asju ja eks alati on see lootus, et võib-olla ka vahetevahel vastane võib ju aidata sind, eks aine, mõnes sellises olukorras võtmemomendil, aga Peera muidugi kindlasti ei olnud selles mõttes nüüd kohe selline öelda, et hea loos kohe avaringiks, et kindlasti mitte. Jah, samas ma natukene lootsin, et Peera seal ka ikkagi kangestub mingitel hetkedel, aga et just natukene võib-olla nagu seda lihtsust ka Aneti poolt vaadates nagu tuleks, aga ega ei tulnud, et ma ei tea, võib-olla on su statistika ka seal ees, palju nüüd lihtvigu või üldse vigu tuli, aga Anett pidi esimest setis väga palju tööd tegema selle jaoks, et punkte võita, ja siis ta oli veel, ütleme selline ka, ikkagi püsis ju väga hästi mängus ja mingitel hetkedel võib-olla isegi dikteeris, natuke üles-alla seal käisid, et kas ta oli 4-2 peal ja nii edasi, aga jah, teine set ikkagi seti algusest võib-olla serv kukkus ära ja mäng ikkagi muutus keerulisemaks talle. Lihtvead Anetil üks täpselt rohkem, 29-28, äralöögid Peera jäi peale napilt 22-20. Üle 20 äralöögi nii kahe seti peale on ju tegelikult päris okei number mõlema poolt. Ja kindlasti, et aga ma arvan, see mäng või need äralöögid väljendasidki seda, milline see mäng tegelikult oli, et mäng oli, nagu ma enne ütlesin, ka hästi selline agressiivne ja intensiivne. Minu arust väga super set, et kui siit midagi positiivset välja tuua, siis see esimene set oli Anett igati mängus ja ongi võib-olla küsimus nendes nii-öelda viimastes punktides seti lõppudes, et ta suudaks need enda poole keerata, aga eks see on natukene ju mänge on vähe ja sellist pikad pausid sees olnud, et see ongi keeruline, et ma võib-olla siin tennise ajaloost on Rafael Nadal, kes tuleb veel paremana tagasi pärast vigastuspausi, et ma arvan, ülejäänud mängijatel on ikkagi aega vaja, et sinna tuuri temposse ja sellise mängu iseloomu nagu uuesti sisse saada. Ja võtame selle korraks selle selja teema ikkagi, et sina, Allar, oskad siin isegi paremini kaasa rääkida, aga just kui me räägime nagu servi elemendist, servist, siis paratamatult just see koht on, kõik kohad võivad segada, aga selg minu meelest ikkagi pärsib nagu seda servi potentsiaali kõvasti. Ja kindlasti ja ma arvan, et ma ütlesingi, et see serv natukene kukkus ära ja pärast lugedes kommentaare saad aru ka, eks ole, miks ta kukub ära või kus see põhjus on, aga piisab sellest, et on sul kiirus väheneb natukene, protsent väheneb ja kohe ka kas või esimese servi pealt nende punktivõidud on ju üks selline trump ka ikkagi, mille pealt mängijad tahavad mängida või nende esimese servi pealt rohkem, et see sai väga keeruliseks osaks. Näiteks nüüd praegu, kus esimene set just Carolina Garcia võitis vangi vastu, siis seal näiteks lõpus, seal oli ju näiteks just Garcia aitas väga palju just serv. Ta sai täie jõuga servida, nii et see on niisugune hea, lihtsalt võrdluseks tuua niisuguse momente. Ja. Ma tsiteeriks võib-olla ühte kohta selles minu mängujärgses intervjuus. Mulle endale teeb see fakt natukene muret ja ma seda siis ka nagu küsisin, et tuleb vist tõdeda, et hetkel ei ole su keha veel valmis sellisel tasemel mänge pidama. Anett ütles selle peale, jah, selliseid väga füüsilisi ja pikki mänge mitte. Olen teinud trenne küll, mis on olnud tundide pikkused, aga võistlusmängus on pinget rohkem. See on normaalne, et koormus on mängus mingil määral suurem kui treeningul. Trennides on vastu pidanud selga, aga füüsilistes mängudes, kus peab palju jooksma, on praegu keeruline. Väike lisakommentaar ka sellele, sorry, sul jäi vist lause poole. Et siin mõned päevad käis ka Tallinnas, ma nägin silmanurgast ka Aneti treeninguid, et ma ei hakka neid kirjeldama, aga mulle nagu visuaalselt jäi kohe selline tunne, et see treeningi ülesehitus
varasemate aastatega võrreldes. Okei, see sõltub ka treenerist ja ütleme lähenemispunktidest, aga see ilmselgelt erines nagu, olid sellised nagu lühemad, intensiivsemad lõigud ja siis olid sellised mingid pausid kergemad, et see on fakt on see, et see on näha, et seal, et isegi mulle tundub, et mis tundub, ma nägin seda, et see treeningu ülesehitus on ka tänu nendele teatavatele faktoritele on nagu minu meelest on nagu veidi teistsugune. Saad sa kirjeldada, milline see treening siis oli teistsugune? No ma ei vaadanud algusest lõpuni, aga see jäi silma kohe sellised just niisugused lühemad, intensiivsemad lõigud, siis olid sellised nagu, ma ei ütle, et nüüd selles mõttes pausid, et nüüd oleks 10 minutit istunud mängija, aga ütleme, et kuidagi see ülesehitus tundus teistmoodi, võib-olla, ma ütlen, see on juhus. Selles mõttes, et varasematel aastatel oli see kuidagi nagu järjest nagu selline, ütleme, need lõigud olid nagu pikemad, et ma usun, et siin lähenetakse tõenäoliselt just maksimaalselt niimoodi, et tulla sellest nii-öelda teatud natuke piiratud olekust nagu niimoodi step by step järk-järgult välja. Et siis ühel hetkel tunnetada, et sa saad maksimumi nagu välja panna ja just nimelt see sama, mida Allar ka ütles, et ütleme, et just need pikemaid mänge just peaks vastust, et kui ma räägin, kui me võtame eelnevaid mänge, siis sa võid praktiliselt enamus mängudes võtta miinimum, ma räägin, kui on 3-setine mäng, aga isegi 2-setistes mängudes, et me võime alati võtta, et 1 sett on olnud tipp-topp, sõltumata tulemusest. Et see näitab, et tegelikult ju mängijal on ju see, mäng on sees olemas tegelikult. Muidugi. Aga jah, nii ta on praegu. Aneti mäng veel kokku võtta ja tema turniir siin siis küsisin, mis ta edasi teeb. Ütles, et ilmselt läheb koju, aga küll aga ei ole ta veel paika pannud järgmisi turniire. Kindlasti saavad need muru peal olema. Aga kui suured või väiksed, ehk siis küsisin ka seda, et kas ta võiks väiksemal ITF-i turniiril mängida, siis ütles ta selle peale, et peab vaatama, peab füsiodega veel rääkima, et hetkel ei ole mõistlik mängida turniiri järel. Tuleb natuke rohkem valida. Ma sain vahepeal märkus, et mu hääl on liiga vali. Tavaliselt on vastupidi, eks on ju. Et ei ole siin selliseid ruumi eraldatud, kus saaks podcasti teha. Nii et tuleb seda teha siin üldkasutatavades ruumides. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga nii, räägime Kaiast ka. Kaia Kanepi kaotas siis maailma 20. reketile Madison Keysile Ameerikast 1 tund ja 43 minutit kestnud matšis 1-6, 6-3, 1-6. Nüüd ma loodan, Allar, sinu peale, kes sina meist kolmest seda võib-olla ainsana kõige rohkem jälgisid. Mina ei näinud praktiliselt minutitki sellest mängust. Mis silma jäi? Võib-olla Kaia poolt selline passiivsus või ütleme, et ma arvan kindlasti esimeses setis Keys dikteeris tempot ja tegi mängu, et seal ei olnud tegelikult Kaial nagu väga palju sõnaõigust, et ta ei suutnud, ta suruti nurka natuke, ta suruti liikuma ja ta ei suutnud sealt ise välja tulla ja võib-olla seal, kus ju Kaia nii-öelda trumbid on ka ise mängu dikteerides, ta ei suutnud seda teha. Ja ütleme teises setis ma pigem ütleksin, et võib-olla selline esimese seti edu natukene mitte uinutas, aga tegi võib-olla natukene, ma ei tea, kas üleolevaks või Keysi, et Kaia sai seal kiire hea stardi ja Keys ei suutnudki tegelikult ennast koguda kogu seti jooksul, et ma ei ütleks, et Kaia oleks mingit supermängu seal mänginud, vaid pigem Keys jäi pigem nagu põduraks seal teises setis ja kuidagi nagu kammitsetud, ja jällegi kolmas set, nii nagu naiste tennises väga tihti, et läheb jällegi teises suunas ja suhteliselt sama stsenaariumi järgi, mis oli esimene, et kokkuvõtteks jah, et Kaia selline võib-olla passiivsus, mitte väga suutlikkus teravaid liigutusi teha ja loomulikult väikeste välgatustega, et ega
oli punkte, kus ta mängis neid palle väga kaialikult maha, aga suures pildis oli ta ikkagi hädas seal Kiisi vastu ikkagi väga-väga, et see on võib-olla selline minupoolne kokkuvõte hetkel. Ma nii palju, et Kaia tegelikult seda nüüd sina, Gunnar, ei saanud ju otse vist, eks on ju päris, sa ei saanud otse suhelda, aga ühte kommentaari ma ikkagi lugesin ja sealt tegelikult vist võtab ise ka päris hästi kokku just selle sama, mida ka Allar mainis, just selle esimese, teise ja kolmanda seti. Tegelikult just need, selle kõikumisega nagu Kiisi poolt, eks on ju nii, seal mainib seda just seda sama agressiivsust ja ütleme, kuidas, et Kiis natuke võib-olla teises setis lasi jala nagu rohkem sirgu, et vist kuskilt seal kumas ka Kaia enda kommentaarist see läbi, aga Kiis on selline mängija, kes on teada, et kas tal tuleb või ei tule. Ma nagu ausalt öeldes, et enamus juhtudel, kui ma olen tema mänge näinud, et see on ka suhteliselt ettearvamatu tennisist selline, et ta võib ka täpselt niimoodi, et ta võib ühe seti mängida väga hästi, siis kuskil ta natukene nagu kaotab enesekindlust või fookust, et aga Kaia puhul, mängu puhul on ju kindlasti see, et mis siis, et ma ei näinud, aga juba selle kirjelduse järgi on selge, et muidugi liiva peal, Kaia üldiselt mängib ju kõikidel katetel, et tal ei ole seda probleemi ei ole, et ta nüüd et ta ei sobiks mõni kate, vaadates ka tema karjääri tulemusi, aga et tavaliselt ikkagi temal peab olema see võimalus, et ta saab seda pallivahetust dikteerida. Et see on hästi oluline, kui nüüd vastane dikteerib, siis ja Kaia ei ole kõige kiirem võib-olla liikuja platsil, et kui ta on seal surve all ja need momendid kindlasti mängisid ka siin rolli. Jah, ma olen nõus, et Kaia tugevust tulevad välja siis, kui ta ise dikteerib ja saab nii-öelda tempot teha, et vastane ei saa väga palju ründama. Et kuigi võib-olla siin Kaia viimasel perioodil, siis mitte siin mõeldes võib-olla viimast poolt aastat, aga enne seda, kui ta ikkagi oli vaata, et oma nii-öelda vormi tipus mingis kontekstis, siis ta suudab ka kaitsest neid palle mängida, suudab liikuda hästi, aga jah, sellist kuidagi nagu mitte väga teravust oli tema mängus kindlasti sees. Õnnestus siis näost näkku kohtuda küll mitte Kaiaga, küll aga Madison Keesiga, kes väga ilusaid sõnu tegelikult ütles Kaia kohta, et esiteks, et ei olnud väga õnnelik, kui nägi Kaia nime oma tabelis. Ma arvan, et ükski asetatud mängija ei ole enam tänapäeval õnnelik selle üle ja teiseks, et niivõrd kõrges vanuses on võimalik mängida ikkagi niivõrd kõrgel tasemel tennist, on tema jaoks hämmastav. Tema arvas, et tema 37-38 aastased kindlasti enam tennist ei mängi. Niisugune konkreetne avaldus. Ja, aga Toomas, sa juba mainisid seda, et Kaiaga mul siin kohtuda ei õnnestunud. Olekski huvitav teie mõlema vaadet sellele saagale nii-öelda küsida, et siin VTA inimesed natuke isegi tunnevad nagu piinlikkust selle pärast, et Eesti ajakirjanik on tulnud siia kahe mängija pärast, kellest üks siis nii-öelda natukene veiderdab. Et sa oled ebamugav ajakirjanik siis või? Ei, mina ei tunne, et ma ebamugav ajakirjanik oleks. Ja tegelikult ma isegi ei tunne ise väga suurt ebamugavast selles suhtes, mis siin on toimunud, sest olles Kaia tegemisi ikkagi 15 aastat kajastanud, see muster, kui on õhus mingid ebameeldivad teemad meedias, muster pugeda peitu, see ei ole ju tegelikult esmakordne. Ma korraks, sa nägid ekraanil ühte märget? Ei. Sa, Allar, kuuled meid praegu? Allar ei kuule meid vist. Allar langes, vaatame, kui Allar meil liinil tagasi tuleb, aga räägi edasi. Okei, siis ta muidugi minu juttu ei kuule tõenäoliselt, aga ehk tuleb tagasi. Sa mõtled nüüd ütleme, tähendab, ma korraks tulen tagasi, vaata, ma mõtlesin ebamugus, ma sain nagu sinust nagu mingis kontekstis nagu valesti aru võib-olla, et sellepärast ma nagu kiilusin korra niimoodi sisse, aga ju siis ma sain nagu valesti aru natuke algu. Ütleme niimoodi, et loomulikult minu jaoks ei ole aktsepteeritav need mõned mõtteavaldused, mitte ainult nagu tema enda poolt, aga siis võib-olla ka lähikondsete poolt, et
ma isegi ei pruugi, see kõik ei pruugi isegi alati niimoodi olla, et võib-olla mängijal on tegelikult on päris selline võib-olla selline seisukoht, et nüüd toetaks nüüd näiteks Venemaad või no ma ei tahaks uskuda seda, no see tundub minu jaoks müstika, aga lihtsalt see narratiiv, mida loomulikult üritab siis agressor mingis mõttes ja siis võib-olla need mõned riigid nagu sinna nii-öelda pikkide sisse sellesse olukorda, et justkui, et ei olegi ainult nagu Venemaa süü, et siin on mingid muud põhjused ja nad üritavad õigustada, leida selliseid lähenemisi ja eks seda ka levitatakse ja see on ju levinud tegelikult, tunnistame ausalt, keegi ei julge nagu ühiskonnas väga vabalt rääkida seda, aga see ei ole päris seotud ainult üldse nagu keele baasil. Ma arvan, et kui me võtame siin, noh, ma ei tea seda arvulist suhet, aga võtad 10 inimest kuskil tänavalt suvaliselt, siis ma ei ütle, et seal tuleb lausa 9-1 selline suhe, et näed, et see on agressor ja mida iganes. Muuseas, kirjutasin paar päeva tagasi, meil on nüüd selline uus rubriik Delfis mõned nädalad käivitunud nagu Ukraina spordiraport ja seal vahendasin ühte uuringut, mille Ukraina poliit- ja majandusuuringute keskus oli läbi viinud ühe ajalehe tellimusel ja seal 14,4% ukrainlastest tervelt tunnistas, et nende jaoks peab sport ja poliitika ja kultuur ja teadus olema poliitikast lahus. See oli uuringu tellijate jaoks šokeeriv. No ma ütlen sulle niimoodi, et ega see teema ei ole ju uus. See on ju aeg-ajalt ju kogu aeg kerkinud. Võib öelda, et siis ma ei räägi esimese maailmasõja aegsetest olümpiamängudest, ütleme, seal oli ka selge see olukord, aga ütleme, ju on ka siin mängufilme, noh okei, seal võivad olla väiksed nüansid, aga selline kuulus Rocki president Avery Brandage, noh, kuidas õige hääldada, ju pidas, vist oli vist tema, kui ma ei eksi, kes pidas läbirääkimisi toonase siis Natsi-Saksamaa juhtkonnaga, et oli ju küsimärgi all, kas Ameerika sportlased osalevad ja mida iganes seal oli, et see on, noh, seal ma usun, on päris palju selliseid nüansse ka juba selle filmi järgi näha, kuidas see asi käib, siis oli poliitika puhtalt seotud aga okei, noh, sõda on sõda muidugi, et praegu on nagu jah, nagu karm olukord, et Euroopa pinnal käib ikkagi, noh, see ei ole lihtsalt mingi konflikt, eks see on ju hävitamine põhimõtteliselt ja me ei saa seda tolereerida mitte kuidagi, eks on ju, kui viimaseid päevi vaadata, siis noh, see on ju, kui sul iga päev praktiliselt tuleb paarkümmend raketti või siis seal tulevad metsikud kogused, neid droone tulevad, et nad ise küll ei taba väga sihtmärke, aga noh, nad kukuvad ju sinna majade peale ja mida iganes, et hukkunud võib-olla tõesti vähe, kui nii vaatad, eks on ju, aga sa oled pideva pinge all ja muidugi nagu korral lähen siit nagu, noh, mida nagu siin ei ole küsimus ainult Kaia, see on üldisem teema, et ka Ukraina sportlased, mulle kohati tundub, neid ei tauni. Aga noh, võib-olla Sabalenka puhul siin on eraldi teema, eks on ju, sest Sabalenka minu teada on ka mänginud Lukašenkaga tennist nii-öelda, et Lukašenka ju läbi aegade kogu aeg Valgevene naistippmängijatega tegi trenni, no nüüd ma ei tea, kuidas tal see tervislik seisund tõenäoliselt ei luba seda. Aga võib-olla kohati võib see olla ülereageerimisest, ma tean või olen kuulnud, ma ei taha siin nimes nimetada, aga on ka kindlasti Venemaa tennisiste, kes ma usun, mõtlevad üheselt ja isegi kui sa vaatad mõnes mõttes, ka Sabalenka kommentaari, eks on ju, noh, ma ütlen, minu meelest ta on seal ka kuskil vahepeal. Ta ei ole väga konkreetselt oma neid mõtteid avaldanud, tõenäoliselt seal on muud nüansid ka veel mängus, pereliikmed ja mida iganes. Repressioonid on tohutud, aga tegelikult paljud ei toeta ja nad isegi suhtuvad suhteliselt mõistvalt. Nii et ma mõtlen, kas nad üldse ei suhtle omavahel, näiteks Ukraina ja Vene tennisistid, et noh, kuskil ju mõni ju teab, et näiteks oma eravestluses, sest ega iga mängijaga ju ei suruta, noh, ei ole see probleem olnud, et ei suruta kätt ja no Marta Kostjuk on hästi muidugi radikaalne, ta on kogu aeg olnud niimoodi, noh, selles mõttes radikaalne mitte halvas mõttes, aga ta on kogu aeg reageerinud hästi konkreetselt, et ta ei anna kätt ja kõik ja mida iganes. Aga ma usun, et mõned, kes ikka vähegi suhtlevad, eks seal on, ma arvan, see ei ole nii ühene ka tegelikult. Aga see poliitika ja sport, noh, ma nüüd läksin natukene nagu tennisesse üle, et see on ju kogu aeg olnud tegelikult. Kuuldavasti Darja Kasatkina on kuskil välja öelnud, ma oma silmaga pole seda uudist näinud, et ta on teadlik otsuse teinud, et ta ei naase enam Venemaale. Ja ma olen ka, tegelikult ma teda tahtsin mainida, aga ma ei olnud 100% kindel, et ma olen ka aru saanud näiteks tema puhul. Ja minu meelest isegi sama Andrei Rublev tundis ennast ju ühes situatsioonis, kes Austraalia lahtistel, kus see tundis ennast väga
kuskil turniiril veel enne seda oli ju, tundis väga ebamugavalt, kus seal tekkis tal mingi lipuga, millega seal seotud, mingi konflikt oli. Et ta tundis ennast väga puudutatuna, kuna tema on ju päris alguses ju isegi niisugusi, no ütleme siis niimoodi, et Venemaa seisukohalt kahemõttelisi ju väljaütlemisi teinud. No, jah, Dubais kirjutas kaamera peale no war ja selline asju. Ja mõned mängijad on siin püüdnud Twitteris sõna võtta, aga on sunnitud olema oma postitusi kustutama näiteks. Ei, no seal on konkreetselt, seal tuleb, ega neid ju kuulatakse pealt kindlasti ja ma ei tea, mida iganes tehakse ja ega see on, noh, kuna mina jälgin neid asju, sa tead suhteliselt detailselt, olen kursis suhteliselt hästi, et ega seal piisab sellest, et kui nad tahavad võimud, nad lihtsalt teevad näiteks läbiotsimise su vanaema juures näiteks, kes on 85-aastane ja no niisugune, sellist tüüpi terror ja Valgevenes on see ka väga levinud, nii et noh, seal on, neil on need mingid sellised hoovad. Tennisistidel on natuke olukord võib-olla parem, jah, mõnede muude alasportlaste esindajatega, et noh, mõned elavadki enamus aja välismaal ja võib-olla on siis ka mõned, võib-olla ka pereliikmed, päris lähedased, võib-olla kolinud ära, et me ei tea, tegelikult sellest ei räägita eriti ju tegelikult. Need taustsüsteemidest ei räägita, et kõik on nii-öelda, et Venemaa ja Valgevene mängid üldiselt on nagu oma ette mõnes mõttes. Natukene, jah. Me jõudsime nüüd French Openist natukene kõrvale, aga tulles tagasi, siis kuidas teil on siiamaani meeldinud ja mis on eredamad elamused võib-olla olnud väljaspool meie mängijate esitusi? Ja, sorry, vahepeal ma ei kuulnud teid ja kadusin ära. Aga võib-olla selle korra lõpetada või poliitika jutt ka lihtsalt, ma arvan, ongi rahuajal, kui kõik on hästi, siis ongi poliitika ja sport käivad eraldi ja sport on poliitikaülene, kuid tänasel päeval ma arvan, peame väga seljad kokku panema ja seisma kõik ühe asja eest, et ikkagi siin samas meie lähedal ja keset Euroopat praktiliselt saabuks rahu ja see on, ma arvan, see, millest me peame tegelikult kõik lähtuma, et me kõik saame samamoodi asjadest aru ja lähme nagu üheskoos edasi. Et nii nagu Eesti asja eest kunagi väljas oldi ja ollakse ka täna. Aga mis puudutab, jah, ega peab tunnistama, väga palju ei olegi rohkemat suutnud jälgida, et mind võib-olla eile, kui ma nägin sellist mängu nagu Muhhova ja Sakkari, siis ma vaatasin kohe, et sealt võib tulla nagu päris selline, või ütleme nii, et mõlemad mängijad võib-olla, kes mulle on sümpaatsed, mängisid koos ja tuli paras lahing ja Muhhova väljus sellest võib-olla kerge sellise outsiderina võitjana, et kindlasti see ja täna vaatasin Lukas Pui, kes ka ju Tallinnas mänginud 3 setti esimeses ringis, päris tubli, et ka oma ikkagi karjääri lõpus. Hea, et sa tõid sõna Tallinn mängu, kohtusin ka Bernarda Peeraga peale mängu siin intervjuutsoonis ja küsisin, et noh, muidu oli siuke meeldiv vestlus, mitte mingid erilisi emotsioone, rääkis oma mängust, oli jube õnnelik. Aga siis, kui ma mainisin talle, et mida sa mäletad Tallinna Openist ja sellest kogemusest, nägu vajus tüdrukul naerule. Ta ütles, et ta nautis täiega, tal on kahju, et ta esimeses ringis kaotas, et ta sai Tallinnas nii vähe olla, aga ta nautis seda vanalinna, ta nautis kogu seda Tallinna atmosfääri ja siis ma pidin tal tuju kahjuks rikkuma, ütlesin, et sel aastal Tallinna Openit ei ole. Ta nägu vajus lihtsalt mossi, mis mõttes. Ta oli põhimõtteliselt juba arvestanud, et ta tuleb uuesti Tallinnasse, aga näe, võta näpust. Näed, mis Tallinn ja tennis ja VTA koos suudavad luua. Yeah. No see on see sama, mida eks see, mis ütleme vähemalt tennise kuluaarides inimesed ju siiamaani ikkagi aegade ju räägime ja noh, eriti veel vaatamata meie neid nii-öelda tulemuste vaatamine ikkagi, et kui meil ikkagi 2 tegevmängijat on, et oleks ju tõesti olnud ikkagi, ma arvan, ikka väga tore, väga hea, kui see oleks ka see aasta ikka saanud toimuda, aga no selge, et see finantspool on oluline ja praegu me näeme, et no ei teagi, kuhu me tüürime, tähendab, mis puudutab sellist rahanduspoliitikat ja kõik, et need prioriteedid on teised. Ja, kuulge, aga ma tänan teid, mehed, osalemast selles Välk podcastis väga väikese etteteatamisega. Tõmbame nüüd sellele joone alla, mitte sellepärast, et jutud otsa saaks, aga lihtsalt
Zoomi tasuta aega hakkab otsa saama ja okei. et jälgime turniiri edasi ja kindlasti matšpall läheb eetrisse ka peale turniiri, võtab kokku finaalid ja üldse selle põneva turniiri. Ma soovitan teil mitte vaadata telekast suuri mänge, vaid otsida Eurosport Playerist ikkagi need väiksemate väljakute mängud. Need on uskumatu atmosfääriga, siin on publikut igal väiksemal väljakul puupüsti täis ja väljas lookleb veel 60-meetrine järjekord igal väraval. Nii et päris küünarnukid tuleb tööle panna, et saaks nii-öelda oma ajakirjaniku privileegi kasutada ja kaarti lehvitades oma pressi kohale minna, sest väga agressiivselt seisavad nad seal ees ja on arusaadav ka, et nad ise on seal pool tundi juba seisnud, et saada mõnele mängule sisse. Piletiraha on ju makstud selle hinna eest. Igatahes uskumatu melu. Mängijad ütlevad ka, et üle aastate nad pole sellist entusiastlikku publikut Prantsusmaal näinud ja seda enam mulle tundub, et järgmise aasta olümpia, mis osaliselt toimub ka siinsamas, tuleb lihtsalt suurepärane ja sama suurepärane kui Londoni olümpia, kus te nägite, milline oli Londoni olümpia tribüün. Aga Toomas ja Allar, aitäh teile praegu. Aitäh, kõik head. Aitäh ka kuulajatele, järgmise korrani. Matšpalli pani mängu Unibet, mängijatelt mängijatele.